Täna oleme kultuursed ja läheme külastama Koh Samui saare kõige värvikamat budistlikku templikompleksi, milleks on Wat Plai laen. Erinevalt teistest saare vanadest templitest on see kompleks ehitatud alles 2004 aastal. Alustame oma tuuri hiiglasliku 18-käelise Guanyini kuju juurest. Guanyin on budismi armastatud halastusjumalanna, keda kujutatakse sageli kauni naisena, kes kuulab maailma kannatusi ja aitab kõiki hädasolijaid. Muideks kuju kõrval ujuvate karpkalade toitmine pidavat tähendama hea karmategu. Guanyini kuju kõrval asuv väike palvemaja on rahulik ja väga austust nõudev paik. Sisenedes märkad kohe üht olulist tava. Jalanõud tuleb alati ära võtta. See sümboliseerib puhtust ja austust püha ruumi vastu. Selles palvemajas on keskne kuju Buda, kellele tuuakse hea karma saamiseks sageli lilli, küünlaid ja mõnikord ka toitu. Kogu ruum on üllatavalt värvikirev ja detailirohke, sest erksad toonid peegeldavad tai uskumustes eluenergiat, õnne ja vaimset ärkamist, luues samal ajal piduliku ja pühaliku atmosfääri. Palvemaja ümber ringi jalutades kohtame me kuldset Buda munka ja need kuldsed nišid tähistavad mälestuspaiku lahkunutele. Järgmiseks viivad meie sammud naeratava Buda juurde, kes on traditsiooni järgi rõõmu, rikkuse ja õnne sümbol. Tema suur kõht ja lai naeratus näitavad, et elu tuleb chillilt võtta. Kohe Buda kõrval näeme elevandi peaga õnnejumalat Ganeshat ja rohelist kaitsejumalat Vishnut, kes aitab maailma tasakaalus hoida. Huvitav, millal Buda viimati oma varba vahes pesi. Siin kotikeste sees kasvavad siis mangod, et nad maha ei kukuks, siis pannakse kotid ümber, muidu nad on kohe lõdid. Siin on terve puu on lihtsalt mangosi täis. Can I get one Coca-Cola? Kop kun kap. Muidu kokat ei joo, aga sükse sooja ilmaga tahaks väikest sükest suhkrulaksu. Oot, Indrek, sa ütlesid, et sa ei joo Coca-Colat, aga mis see siis siin nüüd paar päeva tagasi toimus? Nii et teinekord on ka Coca-Cola täiesti omal kohal, aga ma ei soovita seda. Järgmiseks leidsime mingisugused tellised, kuhu kirjutasime teisi järgides ka enda nimed peale. See pidavat kirjutajale head õnne tooma. Ja head õnne oligi meil nüüd kohe tarvis, kuna läksime merikarpidest tehtud tuulekellade hinna üle kauplema. 150 baht. 150? Yeah. Okei. Okay. Need on 150 seal. Saad või? 150-ga. Ei, väikseid ei saa, ta on neid suuri. Suur on 450 ja onuke ei anna alla. Can we make a 300? 350? No way. Hinnas kokkuleppele me ei saanud, aga võtsime siis 450 ära. Et kuna on tegemist pereäriga, siis katsume siin ka toetada natuke. Pannakse ilusti kasti sisse, nii et transport on üllatavalt lihtne siis. Ja ossime siis need kellukesed ära ja lõpuks ikkagi tuldi vastu, nii et anti 100 pahti tagasi 500, saime 400-ga lõpuks, nii et lõpp ja kõik hea. Kaup tehtud ja tuulekellad käes, otsustasime veel natuke kultuursed olla ja sõitsime mõne kilomeetri kaugusel asuvat teist populaarset templikompleksi vaatama. Kuna peanahk on suht põlend eilsest, siis peame mingi mütsi mulle ostma. Kuidas see võiks sobida? Sa tahad endale ka mütsi või? Kui ma juba siin olen. Sul on valge sellega ja mul on... Vaatame, kuidas me matchiksime. Mütsid ostetud. Uhke värk. No nii, lähme anname siis Predaatorile käppa ka. Tere! No nii, seal eespool paistab jälle keegi Buda olevat. Ja siin on mõned trepid, et saame jalgadele jälle väikese trenni. Mis siin on? Nagu mingi kuivained ostad vist Budale nagu. Neid kuivaineid müüakse munkadele annetamiseks ehk teene tegemiseks ja see toob jällegi õnne ja positiivset karmat. Olimegi lõpuks jõudnud suure Buda templi treppidele. See 12 meetri kõrgune kuldne istuv Buda kuju on saare üks suurimaid maamärke. Ta sümboliseerib rahu, kaitset ning vaimset jõudu. Kuju ümber asuvaid suuri pronkskellasid kõlistatakse hea õnne ja kaitse saamiseks. Iga löök toob positiivset energiat ja eemaldab halba. Rohkelt positiivset energiat täis tegime kiire poetuuri ja kuna rahakott oli vahepeal ikka päris kergeks jäänud,
siis tuli mõned tuhanded välja võtta. Teenustasu on 250 tahti ja võta raha välja palju tahad. Kõik need templid ja ringi jalutamine väsitas ikka päris ära ja keha nõudis vahepeal vitamiine. Meie järgmine päevaplaan oli kapibaarasid vaatama minna. Selleks ostsime pileti kapibaara maailma, kus lisaks ootas meid ees ka rohkelt teisi eksootilisi loomakesi. Egas midagi, käed puhtaks ja loomakesi vaatama. Näe, kuule, tule võta. Sa ei taha seda? Nad ei taha. Tere! Tere! Surikaadid on väikesed seltskondlikud kiskjad pärit Lõuna-Aafrikast. Nad on väga uudishimulikud ja julged. Vaata, seal on üks kilpkond. See sõbrake on leopard kilpkonn, kes on suuruselt 4. kilpkonna liik maailmas. Ja tema on harilik leeguan. Tavaliselt on nad rohelised, aga kui sigimishooaeg kätte jõuab, muutuvad paljud isased just selliseks oranžiks, et tüdrukutele muljet avaldada. Toredad loomad küll, aga eelkõige tulime ju siia, et kapibaarasid vaadata. Ja siin see maailma suurim näriline ongi. Ta on väga seltskondlik ja sõbralik, et linnutahvid ja isegi teised loomad ronivad talle tihti peale selga, et puuke korjata või lihtsalt chillida. Väike kapibaara. On nunnud või? Väga nunnud. Aga see karv on siuke nagu hästi kare, nagu harjas need. Tal on ikka kõht väga tühi. Pani pihta. Kõik rohkem pole. Enne kui sööma läheme, väikene fun fact ka kapibaarade kohta. Nimelt, kapibaarad söövad hommikuti oma kakat, et ekstra vitamiine ja valke saada, kuna nende esimene seedimine jätab palju toitaineid 2 silma vahele. Hea tisu! Küll oli maitsev, aga seame oma sammud nüüd Fisherman Village'i poole. Mis asi see on? Banana Nutella. Banana Nutella. No nii, teeme proovi siis. Nagu ta on? Päris hea. No muidugi on hea. Victoria on meil ju teada-tuntud maiasmakk, aga süüa meeldib meile ju mõlemale ja mitte vähe. Lähmegi vaatame, mida head paremat turg meile pakub. One basic chicken. 100 baht, yeah? How many can I choose? Yeah, you can try. I can choose everything? Yeah. Okay, let's choose garlic, tomato and mayonnaise. No chili. Thank you. Katsume selle lahti arutada kõigepealt kuidagi. No. Ei ole viga. Täitsa hea ütleks. Fisherman's Village on vana kaluriküla, kus 19. sajandil elasid hiinlasest kalurid. Igal reedel muutub küla jalutustänav elavaks Walking Street marketiks, kus saab süüa värsket mereannitoitu, nautida õhtust melu ja imetleda kaunist päikeseloojangut. Kauni õhtu lõpetab kaunis Victoria kaunite ujumisliigutustega.